Guess who's back? Long time no see, ma võtsin väikse pausi, ma seisan kardin taga praegu, sest et mu tuba on sassis ja ma ei taha, et te näete seda. Pluss aknast on nii mõnus kevadine valgus, on aken kogu aeg iga päev lahti ja ma tunnen, kuidas mul energia kasvab. Siin lihtsalt väikest pausi, ma sain aru, et ma olen endale korraga liiga palju erinevaid ülesanded korraga võtnud. YouTube, siis Instagram, siis ma tegelen selle podcastiga. Rääkides podcastist, ma mõtlesin, ma teen täna väikse sükse Follow Me Around Day vlogi ja ma võtan teid kaasa. Mul hakkab podcasti filmimine kell 12. Mul on natuke aega, ma joon oma kohvi ära, tegin ennast korda, tegin väga naturaalse meigi täna, sest kevad on tulemas ja ma tunnen, et naturaalne on back in. On Sheini väga suur haul tulemas, nagu mega suur, sest et ma olen otsustanud, et selle asemel, et see aasta ennast täis joota, sõpru täis joota ja sööta, kulutan ma selle raha parem selle peale, et ma lähen reisile, seega oma sünnipäevaks ma lendan Hispaaniasse, Lõuna-Hispaaniasse ja võtan oma 27. eluaasta vastu sangriade, mojitode, hea toidu keskel ja hea seltskonnaga. Seega oodake seda Sheini hauli, palju värvilisi asju, palju nonnusi asju, suviseid kevadisi. Aga jaa, jume kohvi, ma võtan teid kaasa. Lähme vaatame, kuidas ühte podcasti siis filmitakse. Võtsin kohe Red Bulli, see on esimene asi, mis ma teen, kui ma siia jõuan. Neil on selline väike mini külmkapp, kus on Red Bulle ja kõiki siin olegi kõik. Nagu nägite, siis selles uues podcastis on Natalja. See episood peaks juba väljas olema, see on full of gossip. Kindlasti vaatama, ma panen kõik lingid alla poole, mul on ka teised episoodid, mul on külas käinud nii Silver, Seidi, Helesa, Merilin Mälk, Mädeli, ma panen lingi alla poole Pidžamapidu Aadaga, minge kuulake. Neid peaks leidma ka seal kuni eelviimasest episoodist alates Spotify'st, nii et kui te videot viitsi vaadata, siis te saate täiesti Spotify'sse lihtsalt käima panna ja kuulata. Aga jah, kohe peaks siin filmima hakkama. 11:58. This is where the magic happens behind the scenes. Nagu teate, mina istun alati siin on külalise tool, napsitekid, mõnus, comfy ja siis mega palju igast valgusi. Ja siin me jutustame niimoodi, väike armas ruum. Ja valgus on siin nagu tõsiselt hea. Tavaliselt ongi meiega siin kaameramees, siis on inimesed, kes jälgivad meie mikreid. Siin on üks kaamera, ma ei tea, kas näha, here it is. Võtab tagant šotte külalist siis eespoolt ja siis siin on teine kaamera, põhikaamera, see võtab siis suurt plaani. Tšuke, väike pesa. Siin ma kõik oma jutud ära saangi rääkida. Siit me kogume gossipit. Nii, episood sai vlogitud, ma kõnnin koju tagasi. Suves on nii palav, ma olen jope ära võtnud. Mul reaalselt kaenla alt rämedalt higistab, aga nii mõnus on. Ma pole täna mitte midagi veel jõudnud süüa. Kell on 2:30 ma pakun. Ma mitte midagi jõudnud süüa, sest ma läksin kohe podcasti filmima, kui ma ärkasin põhimõtteliselt. Kõht veits valutab. Ma olen joonud kohvi ja energiajoogi, mis on nagu no-go tegelikult. Ärge tehke nii. Ma ei tea, miks mul kops koos on. Ma teen nii palju trenni. Mul saab ikka võhm nii ruttu otsa. Tüüpiline. Õues on nii ilus ilm, soe. Ma lihtsalt kõnnin koju. Ja I'm enjoying it. Kuigi see lumi. I don't like that. Mul on 6 pärast sünnipäev. Mul on sünnipäev 7. aprill. Nii et keegi mulle kingitusi tahab saata, siis kirjutage mulle DM või email ja ma annan oma aadressi. Ei, aga 5. siis me lendame
Malagasse. Meil on võetud Airbnb, siuke suur korter kohe mere ääres. Ma olen enne ka Malagas käinud ja ma olin mingi, kui tuli valik, et kuhu me lähme, ja siis ma ütlesin kohe, et ma tahan Malagas, sest mulle nii meeldis seal. Võtan vastu oma sünnipäeva reaalselt mingi mereanni paellaga, kuigi seda vist hääldatakse mingi paella. Söön tapaseid, joon mojitot ja sangriat ja ma olen lihtsalt valmis. Good vaim, ma panen teid nüüd kotti, siis vaatame, mis me täna veel teeme. Midagi võiks teha, tegelikult võiks kuskil nagu terrassi peale istuma minna, võib-olla võtta väikse aperoli. Ma küll ütlesin, et ma ei joo enne oma sünnipäeva või enne Hispaania reisi, aga mul käis isa vahepeal Eestis ja siis ma võtsin 2 õlut. Nagu, why not have a cheeky Aperol Spritz, nagu Aperol Spritzi pihvid tulevad välja kohe, kui päike tuleb välja ja mina olen üks nendest. Ma olen Tiibu, ma ei teadnudki, et sa siin oled. Ma olen otsustanud, et kevadega ma nagu teen totaalse strip-downi. Meiki vähemaks, riideid vähemaks, jalanõusi vähemaks, kõike muud nipet-näpet vähemaks, sest nagu mul ei ole reaalselt vaja 5 erinevat juuksespreid, mingi 10 erinevat juukseõli. Kellelgi ei ole siukest kogust vaja. Ma parem teen giveaway'si rohkem teile. Riietega ma päris giveaway'd teha ei saa, seega nii palju kui on võimalus, ma annetan ära ja ülejäänud ma panen müüki. Ma arvan, et ma hakkangi jaga jaoks pilte tegema. Mul niigi on terve kotitäis siin erinevaid asju. Selle ma lugesin läbi, see on Dianalt see, kui te vaatasite jõulukingi vahetusvideot, see Hello baby. Siis mul on terve hunnik käsnasi, mis ma ära annan. Sidemeid, kuna mul ei ole päevasi. Tean, et niikuinii hakatakse küsima, et miks mul päevasi ei ole, siis ma olen siukse pilli peal, mis võtab mul päevad täielikult ära. Ma olen minipilli peal, Elmoni äkki või midagi sellist, minipilliga tahes. Ja sellega mul on menstruatsioon täiesti nagu kinni jäänud. Kuigi kõik need menstruatsiooni eelsed probleemid mul on ikka rinnavalu, tujukus, söögisud, punnid, saate aru, ma pigistasin seda ja see on natuke TMI, aga siit lihtsalt pritsis välja ja see oli nii satisfying, kes tegi siukse krõksu hääle. Need on parimad. Igatahes ma annan sidemeid ära, sest ma ei kasuta neid ja mul on terve hunnik seal annetuskotis ka sidemeid, mis ma siis ukrainlastele annan. Ma mingi juukse värvisin, mul on terve hunnik. Taaskord TMI, aga kondoome, mis ma olen igalt poolt saanud. See väike Infinity Rose'i roos, mis on nii nunnu, aga mul on lihtsalt nii palju erinevaid roose, et something had to go. Siin on Isle of Paradise'i poolik isebrunistavad näod jälgad. Ühesõnaga, niimoodi vaikselt kogun kokku erinevaid asju, mida sõpradele anda. Miau. Oi, sa oled ikka üks nunnuki siukene küll. Aga jaa, selline see seisukord mul siin taga on. Ma mõtlen, kas ma teen eraldi mingisuguse sorteerimisvideo, kus ma kogun kokku igast asju, mis ma tahan ära anda. Teeme näiteks uue meigilaua organiseerimisvideo. Thank you, girl. Meigilaua organiseerimisvideo ja puhastame ja valime, mis ma alles jätan, mis ma ei jäta alles. Mulle hullult meeldib vaadata neid videoid, eriti eriti ShanXO teeb neid videoid, kus ta organiseerib ja puhastab oma meigilauda. Mul on lihtsalt, ma koristan toa hommikul ära ja ta on mul järgmise päeva õhtuks täiesti sassis, sest mul on nii palju asju. Mul on lihtsalt liiga palju kõike. See tuba on nii kole nagu. Kui sa oled üürikorteris, siis sul on paratamatult mingid mööblit, mis ei ole sinu oma. Ja sa pead sellega hakkama saama. Need seinad ma tahaksin valgeks värvida. Ma ei teagi, miks ma seda pole teinud, sest tehniliselt mul on lubatud seda teha. Ja oh my god, vaadake. Ma loodan, et omanik ei vaata seda, aga kui sa vaatad, hei, ma teen selle korda enne, kui ma peaks välja kolima. Mul oli meigilaud kunagi selle poole asemel siin pool. Ja ma ükskord panin enda lainerit, nagu silmalainerit peale ja ma shake'isin ilma korgita lainerit ja see pritsis igale poole. Ja ma üritasin seda seina pesta.
ja see võttis osa värvi maha. Nii et minu meelest siin on isegi nagu, oh my god. Siin ka, ja see lihtsalt ei tulnud maha ilma, et oleks värvi maha võtnud. Seega parim lahendus niikuinii on siin nagu kõik üle värvida. I think. Ja selle koleduse seal kuidagi kas ära vahetada või spray paintiga mustaks teha või midagi. That would be cool. Kui keegi on huvitatud, siis jagas mul on selline jakk müügis. Super cute, mis Guided Jomas suuruses 42, ega see on veits oversized. Jordan Lipscombil on samasugune, aga maani mantel. See on lihtsalt cute, see on nahast ja siis süke fluffy, mõnus sisu. Nii et kui keegi on huvitatud, jagas on see müügil. Ja. Paneme kokku. Kui ma juba siin niikuinii olen, paneme kokku ühe prügikotitäie riideid, mis ma siis varjupaika viin. Kuskilt lugesin, et kasutatud riided võid viia, aga et nad oleksid sellist, mida sa oled ise ka nõus kandma ja mida sa ise kannaksid, seega paneme sükst enam-vähem uuelaadsed riided prügikotti ja kuna ma niikuinii ei kasuta pooli asju, mis mul on, siis miks mitte teha kedagi õnnelikuks. Ja ma kogusin enda taha siis kokku asjad, mis ma hakkan suurde kotti panema. Ja vaatame. Ja ma ei taha, et see video oleks kuidagi siuke mingi vaadake, kui palju head ma teen või vaadake, mida head ma teen. Ei, ma lihtsalt loodan, et kevad on niikuinii tulemas. Kevadvärskendust on kodus vaja. Kui teil on ka riideid, nagu mida te ei kanna enam, selle asemel, et ma tea, jagada oma sõbrannadele ja pereliikmetele, kellel tegelikult on raha seda riideid ja asju ise praegu osta, et selle asemel viige need kuskile, kus neist on hetkel rohkem abi. Sükseid tanktoppe, ma panen beeži ja musta. Soojad ilmad on tulemas. Siis mul on siin ühed saapad. Need on küll talvesaapad ja ma olen neid kandnud päris mitmeid kordi, seega nad ei ole täiesti uued. Aga ma loodan ja arvan, et keegi ikka abisid saab. Ma mõtlesin, ma panen paar käekotti ka neile. Et kui neil on kuskile, ma ei tea, töövestusele minek või kui nad tahavad lihtsalt välja minna kuskile kohvitama, siis neil on kott, kuhu kõik oma asjad panna. Ma usun, et mu vanaema ei pane pahaks, ta just kodus mulle uued villasokid ja ma saan põhimõtteliselt iga aasta villasokke, seega ma panen kahed. Ühed on sussid ja ühed on sokid. Ka siia kotti. Igatahes, see kott sai pakitud, see tuli nagu no ikka suur. Ma lihtsalt chillin veits, kuigi ma juba chillisin. Ma sain lõunaks, või no mu esimene toit tänane oli tatar, kodujuust ja veits hapukoort ja üks banaan. Ja siis ma istusin lihtsalt telefonis mingi 2-3 tundi ja mängisin Project Makeoverit. Ja õppisin Duolingos hispaania keelt. Mul on 4 päevast striik, praegu ma õpin hispaania keelt, sest ma olen Hispaaniasse, siis ma tahan võimalikult palju üritada hispaania keeles rääkida. Ja ma juba ütlesin inimestele, et ei tohi naerda mu üle, kui mul midagi valesti läheb, et ma lihtsalt proovin. Ja selle tahtsin ka ära panna, sest mulle megalt meeldis see. Näete, ma hakkan ühest teemast lähen teise peale. I can't. Mulle megalt meeldis see. See karvase kraega sükke kampsik. Aga ta istub mu seljas nii koledalt. Kui nunnud. Õhtu on kätte jõudnud. Kell on 10 peaks olema. Kell on 21:59 ja ma midagi väga tarka ei olegi teinud. Ma tegin süüa maailma parimat pastat. Ma pean selle retsepti jagama. Panen telekast midagi käima. Arvatavasti Viikingid. Ma olen tänast päevast nii väsinud ja siis ma mõtlesingi, et ma filmin homme ka veel edasi, ikkagi homme on siis reede. Ma lähen trenni kell 1:30, siis peale trenni ma lähen vaatan Lidli üle, mis siis Eesti Lidlis pakutakse ja mis põnevat ma sealt leian. Aga jaa, ma arvan, et ma võtan meegi maha ja siis näeme juba homme trennis äkki midagi ma filmin seal, I think. Nii et see you then.
Workout done, ma kõnnin koju praegu, ma tahtsin trennis ka filmida, aga peale seda, kui need piirangud on ära läinud, trenn on reaalselt nagu mingi loomaaiaks muutunud. Ja lisaks sellele, et vaktsineerimata on nüüd seal ja siis see on nagu üle rahvastatud, isegi siuksel kellaajal ma läksin 1:30 trenni, siis gymmis, selles, mis on 24 tundi lahti, on kogu aeg mingi tittade kamp koos ja nad käivad viiekesi ühe masina ümber. 1-2 võib-olla nendest teeb trenni, teised passivad. Ta ajab nii närvi, et ma mõtlen gymmi nagu vahetamise peale. Ma olen MyFiti üle, see on mul siin samas Solarises ka, sest nagu see on nagu positiivne, kui noored tegelikult trennis käivad. Ärge käige mingi fucking klassiekskursioonil seal. Kõik on nii tiltis, ma reaalselt kuulen järjest. Ja täna oli muuseas viimane päev mul eratreeneriga ja ma sain oma mõõtude tulemused siis kätte ja see on unreal. Mul on kõhu ja puusade ja asjade pealt mingi 8 sentimeetrit alla läinud. Ja siis ma mõtlen, et ma ei näe mingit muutust. Halloo. Nüüd ma jõin just koju ja ma lähen vaatan esimest korda üle selle Lidli siis, mis Eestisse tuli. Lidlis käidud, see oli reaalne hullumaja seal. Mul on lihtsalt küsimus nagu Lidlile, et miks teil korve pole? Inimesed olid suurte ja nagu massiivsete kärudega. Neil oli kärus võib-olla 4-5 asja. Nad võtavad nii palju ruumi sellega. Pole ime, et kõigil on kopp ees, et seal on kogu aeg mingi rahvast täis. Miks teil fucking korve pole? Kui me anname käru ainult, siis inimesed ostavad rohkem. Need kärud, need ei ole tavasuurus ka, nad on nagu mingi suured. See selleks. Meil läks poest nii fucking kaua aega lihtsalt sellepärast, et kõigil on kärud, isegi need, kellel oli 2 asja. Käidud sai. Ja mul läks kogu see asi, mul on 4 suurt paberkotti. Ja siis see. Ja kõik kokku läks 66 €. Siuke vetspaber. Siis mina enda jäätsi juba sain ära, aga saime jäätis. Siis mingi siuke kohvi. Mõtlesin, ma proovin. Šokolaadi maitset oli ka. Aga see on vanilja, see on mingi instant drink, kui mul ei ole aega kannu kohvi teha. Viskan selle valmis. Juustu. Krõpsu. Mul on täna cheat days. Ma mõtlesin, ma lähen all out. Ma ostsin nagu igast asju. Kodujuust, neid peaks 2 tükki olema. Muna. Sink. Vaata, kui pisikesed need kanasingiviilud on. Pärast mul läheb mingi 4 tükki neid ühe võileiva peale. Aga need olid ainsad, mis ma nägin, mis oli kanasink. Siis mehed jäävad ikka eluaeg lasteks. Siin on kananugetit kastmega. Kas sulle see kommentaar meeldis? Naine, kus on mu jäätis? Siin. Olen. Piim. Valge šokolaad. Kas sa tahad oma šokolaadi ka või? Ei. Riis. Ma ei tea, mis vahe seal oli, mingi sinine ka. Ja mida tähendab parboiled rice? Siin on mingi parboiled rice. Who knows? Siis. Ma ei viitsi tolmu võtta tihti sellepärast, et... Mis otsid sealt? Ben. Mis otsid? Ben. 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 Yes. Mine ära. Kui ma tahan mu kodu korras on, siis mul on midagi sükest kiiret ja lihtsalt vaja. Ja need on nii suured ja need olid mingi 1,20 vist ainult. Unreal. Nagu odavuse poolest. Ma tean, mis on Lidl. Nagu ma olen terve elu Soomes elanud, ma olen Inglismaal elanud, ma tean, mis on Lidl ja ma tean, et need hinnad on sellised, aga ikkagi nagu see on veits šokk, sest kui ma oleks oma kodupoes Solarises käinud, mul oleks kogu see kupatus läinud mingi 100 € või rohkem. Kanahakkliha. Siis need olid soodukaga, kanafilee viilud, terve koti täis külmutatud vaarikaid, ürdivõipakett, sest et why not. Lillkapsas. Ma armastan. Lillkapsas ja brokkoli on mu 2 lemmik nagu juurvilja, mida toidu kõrval süüa. Tegelikult rohelised tahad ka. No tegelikult purgand ka. Ühesõnaga, I love juurikad. Kirsid külmutatud smoothie jaoks. Amazing. Ka seeriad võtsin endale.
brookoli, terve suur poolekilone pakk mustikaid ja see oli 2 midagi eurot ainult. Bargain! Ei ole lõhe, see on forell, aga 2 mega suurt forellitükki oli ainult 5,39. Ma Inglismaalt mäletasin, et Lidlis on nagu megalt proteiini mingi tooteid. Proteiinibatoone, kohukesi, jogurteid, asju. Eestis oli ainult mingi siuksed basic kohukesed, nii et 2 proteiinikohukest. Riisigaletid. Pesuloputusvedelik. Ma küll ei nuusutanud seda, aga see on nagu massiivne. Ja see oli 1,39 või 1,79. Spinat, mis on täiesti ära lömastatud juba. Terve hunnik tomateid, banaan, vatt. Mulle meeldivad need ülisuured vatid. Kui ma üldse kasutan, ma üldjuhul lihtsalt pesen nagu, aga kui ma kasutan, siis I like them big. Lõhna on neil peal. Siis veel riisigalette, pool kilo juustu. Ma olen juustu nagu, ma reaalselt käin õhtuti külmkapis ja ma lihtsalt võtan mingi 2 viilu juustu ja ma lihtsalt näksin. Mul tuleb juustuisu. Sa viskasid need kõige alla ja kuula. Neist on ainult puru järgi. Siis Eesti rahvale ma ausalt silmi põlen. Täiesti puruks mätsitud šokolaadi hommikuelbet, sest et jah, sest et siin on see teine kohvi, see on siis šokolaadimaitseline, aga ma üritasin kuskilt leida, et palju see on reaalselt kofeiini on. Peale ole kirjas. Aga midagi ikka on, ma arvan. Siis jogurt, ma ostsin maasikamaitselisi 2 tükki ja marjamaitselisi 2 tükki. Siis ma eile tegin seda pastat, ma tegin kanapastat, tomati mingi pesto ja asjadega. See oli see, mida ma kasutasin vist. Selline. Ja mulle tuli see Lidlis ükses nagu väikses kingipakis, mis nad saatsid ja ma proovisin seda eile ja see oli nii hea. Ma võtsin fetalaadset sükest salati juustu. Ma võtsin mozzarella palli, terve hunnik tortilla rappe, tilli lõhe peale või noh, forelli peale. Veel 1 pakk tuunikala või mis eesti kees on tin? Purk. Mis see on eesti kees? See anum. See ei ole purk, see on tin. Mis on eesti kees? Konserv. No ja mitte see, mis siin sees on, aga see ise. Tuunikala konserv ongi. See anuma nimi ei ole konserv ju. On. Okei, tuunikala konserv siis. Konservikarbis. Ja see ongi kõik. Oh my god, kui palju. Nagu all of this. Haigelt sööki on siin igal pool peidus. Plus need. 66 eurot. You kidding me? Vahest tellin Bolt Foodist endale süüa ja mul läheb seal reaalselt mingi 30 euri 5 asja peale. Ja ma sain nii palju praegu. I love it. Ja nüüd ma pean nad kõike seda ära panema ja süüa hakkama tegema. Ma unustasin sööki filmida, et põhiline põhjus, miks ma seda sööki ei filminud, oli see, et ma mingi hetk avastasin, et ma olin ahju jätnud bagetid ja kananugetid ja need kõik kärsest ära. Aga ma tahan proovida seda valget šokolaadi maasikatükkidega Lidlist. See on hapu. Aga nüüd ma lähen vaatan, kas DLC 90 Day Fiancel on uus osa väljas ja kui on, siis ma söön neid krõpse, nende sidrunivett ja vaatan meits telekat ja siis aga siis ongi aeg magama vaikselt minna.